Tere, head vaatajad! Täna tutvustan ma teile, kes on inspitsent, kust head inspitsenti leida või kuidas neid õigupoolest toodetakse ning kuidas nad erinevad sinust ja minust. Ja siin, nende uste taga, saabki inspitsentide elutsükkel alguse. Ühe ukse taga toodetakse varuosi, teise ukse taga toodetakse tunnusjooni. Lähmegi kohe, vaatame lähemalt. Hea inspitsent on töökindel, vastupidav ja kestab kaua. Hammasrattad on valmistatud titaanist ja kogu see peensüsteem töötab vaikselt, täpselt ja veatult nagu Šveitsi kell. Kui neid korraliselt hooldada, siis suudab inspitsent töötada mitu aastakümmet, ka ilma puhkepausideta. Kõik ebainimlikud tunnused lükatakse põhja ning ebavajalikud keeratakse maha. Päsimusaste on alati 0. Pereelu 0. Tõlgid kõiki keeli, loed inimeste ja loomade mõtteid. Aerodünaamilisuses vastast pole. Siin on praegu käsil inspitsendi emaplaadi ja protsessori ühenduste kontroll ning parandus. Väga pingelisel perioodil võib protsessor üle kuumeneda ja mõned väiksemad ühenduskohad võivad lahti sulada. Kui sellise inspitsendi hooldus vahele jääb, hakkab ta täiesti suvalisi vigu tegema ka lihtsates tööprotsessides. On äärmiselt vajalik, et oleks hea ülevaade inspitsentide riskigrupist, kelle hooldusgraafik peab olema nende töö iseloomu tõttu erilise tähelepanu all. Hästi töötav inspitsent on teatri visiitkaart. Inspitsentide viimistlusprotsessis on oluline roll ka grimeerijatel, kes annavad neile sõbraliku ja professionaalse välimuse. Inspitsendid tehakse alati võimalikult inimese lähedaseks, et nendega oleks kergem suhelda. Uurisime ka teatri juhtkonnalt inspitsentide spetsiifika kohta. Kas te olete kunagi mõelnud selle töö peale inimest palgata? Mis mõttes inimest? Töövestlus ja võtta inimene tööle. Ei, aga see ei ole ju inimese töö. Seda ei saa ükski inimene teha seda tööd. Sellist inimest ei ole olemas, kes oleks võimeline sellist tööd tegema. Need ootused ja ülesanded ja tähelepanu võime, mis ühel inspitsendil peavad olema, seda ei saa inimene teha. Ja vastus on, et me ei ole kaalunud inimest selle töö peale.